Tere ka minu poolt ja tere tulemast kõigile riigihanke huvilistele kuulama uue riigihangete seadusega tulevaid muudatusi, mis meid kõik ootab ees 1. septembrist juba nädala pärast. Täna siis keskendume peamiselt kõige olulisematele muudatustele, et pean tunnistama, et kui tahta kõiki muudatusi läbi käia, siis selleks on vaja rohkem aega kui üks päev. Et peate olema ka ise hoolikad ja natukene tudeerima ja eks neid küsimusi siis tekib ka pigem praktika käigus. Minu nimi on Evelin Karindi-Kask, töötan Rahandusministeeriumis riigihangete ja riigiabi osakonnas nõunikuna. Olen riigihankeid armastanud aastast 2001 ja loodetavasti on nemad mind ka siis vastu armastanud. Kõigepealt olin hankija Kaitseväes ja sealt siis liikusin aastal 2005 edasi Rahandusministeeriumisse ja sellest peale olen teinud tegelikult ühte ja sama tööd. Olin ka käesoleval ajal kehtiva riigihangete seaduse sünni juures ja nii mõnegi muudatuse juures. Mitte kõikide küll, nii et kõikide ei saa minu kaela ajada, aga mõningad siiski. Ja minu põhiline ülesanne viimased siis 3-4 aastat ongi olnud nende direktiivide ülevõtmine, mis Euroopa Liidus vastu võeti aastal 2014. Ja nüüdseks on see siis õnnestunud lõpuks üle aasta hiljem need direktiivid siis saab ka üle võetud. Õnneks me ei ole ainukene liikmesriik, kes ei suutnud õigeks ajaks neid direktiive üle võtta, aga üks viimastest oleme küll. Nii et kahjuks tuleb tuhka pähe raputada. Aga lähme siis asja juurde. Ajakava on teil slaididel ees. Katsume sellest kinni pidada nii palju, kui me vähegi veel saame. Ja nagu ma ütlesin, siis kõiki teemasid kahjuks ei saa täna läbida. Võrgustiku hankeid me üldse ei puuduta. Samuti siis jäävad välja näiteks selline menetlus nagu ideekonkurss. Lihtsalt etteruttavalt muidugi öelda, et ideekonkursis väga palju muudatusi ei ole ka. Aga vaatame siis, miks me siin kõik oleme. Nagu ma ütlesin, 2014. aastal võeti vastu uued riigihangete direktiivid. Tegelikult on meil ju veel direktiive, eks ole, kaitse- ja julgeoleku valdkonna direktiiv, lisaks siis 3 nii-öelda põhidirektiivile ja samuti ka õiguskaitsemeetmete direktiiv, mis kõik sisalduvad meil ühes ja samas seaduses. On liikmesriike, kus on iga direktiivi kohta siis eraldi seadus ja võib-olla mõnes mõttes on see isegi parem variant kui see, kui kõik on ühes seaduses, kuigi on hästi palju ka horisontaalseid teemasid, mis on iga direktiivi puhul ühed ja samad, mistõttu meie siis ka sellise tee valisime, et jätkuvalt on meil ainult üks seadus. Ja seetõttu on siis ka see seadus meil muidugi palju mahukam kui see, mis meil hetkel kehtib. Et meil on siin juures üks täiesti konkreetne, täiesti uus direktiiv, mida siiamaani üldse ei ole olnud, mis ei asenda ühtegi direktiive. See on siis see kõige esimene siin slaidil kontsessioonilepingute sõlmimise kohta käiv direktiiv. Euroopa Liidus on teenuste kontsessioonide reguleerimine esmakordne. Siiamaani ei ole seda seadusandlikul tasandil üldse tehtud. Kõik regulatsioonid, mis erinevates liikmesriikides on olnud, kui neid üldse on olnud, siis on need lähtunud Euroopa Liidu asutamislepingu üldpõhimõtetest. Meie mingil hetkel oma seaduses sundisime juba hankijaid teenuste kontsessioone riigihangetega andma. Aga see just, et Euroopa Liidus neid ei ole reguleeritud, tingib siis ka selle, et kontsessioonidirektiiv on hästi paindlik. Need menetlusreeglid on sellised, mis võimaldavad hankijal valida erinevate variantide vahel ja ise siis kindlaks määrata päris suures osas seda, kuidas kontsessioone antakse.
ja samuti on see siis ka tinginud rahvusvahelise hästi kõrge piirmäära, mis on ehitustööde kontsessiooni ja teenuste kontsessiooni puhul sama ja ületab juba 5 miljonit eurot. Nagu ma ütlesin, siis Euroopa Liidus me ei ole ainuke, kes ei suutnud õigeks ajaks direktiive üle võtta, aga väga paljudes liikmesriikides jäi üle võtmata mittetähtaegselt just see kontsessioonide direktiiv ja seetõttu, et seal olid siseriiklikult hästi palju arvamusi, hästi palju vastuseisu kontsessioonide reguleerimisele üldse. Meil Eestis sellist diskussiooni küll ei tekkinud, et meie rääkisime pigem nendest hangetest, mis jäävad alla rahvusvahelise piirmäära, et ilmselt on siin tegemist sellega, et kuivõrd Eesti on hästi väike riik, siis meie hankedki on väiksed ja sellepärast on ka see põhiline fookus on seal nendel hangetel, mis on väiksemahulised. Direktiivi otsekohaldamisest ei ole põhjust enam eriti pikalt rääkida, aga põgusalt ma tahtsin markeerida ära siiski paar punkti. Teatavasti siis direktiivi otsekohaldamine tuleb kõne alla siis, kui liikmesriik ei ole tähtaegselt direktiivi üle võtnud ja kui direktiiv annab liikmesriigi isikule või siis ka ettevõtjale konkreetseid õigusi, mis kohustavad liikmesriiki teataval moel käituma, aga siseriiklik seadus seda ei võimalda. Et sellisel juhul tuleb jätta siis siseriiklik säte kohaldamata ja kohaldada otse direktiivi ja me räägime absoluutselt siin sellistest riigihangetest, mis ületavad rahvusvahelist piirmäära ehk et siis need, millele direktiiv kohaldub. Ja kuivõrd oli juba näha eelmise aasta kevadel, et me seda direktiivi ilmselgelt või neid direktiive ei suuda õigeaegselt üle võtta, siis vaatasime üle need direktiivid ja tegime juhise, millega võib-olla teie olete ka tuttavad. Juhis on praegu veel kättesaadav ka riigihangete infoportaalist, et mis siis teha, kui selline juhtum tuleb ette, et oleks vaja direktiivi otse kohaldada. Nagu ma ütlesin, et ma ei taha pikalt sellel peatuda, aga siiski ma räägiksin sellest esimesest punktist põgusalt, mis tõenäoliselt võib kõige tihemini ette tulla, võib-olla see nädala jooksul veel teil tuleb ette, mis on maksuvõlg ja direktiivist tuleb siis selline õigus pakkujale, et teda ei saa hankemenetlusest kõrvaldada, kui ta on oma maksuvõla ära tasunud. Ja mis see siis tähendab meie hankijatele ja meie riigihangetele? See tähendab seda, et kui hetkel kehtiv seadus ütleb, et hankemenetluse algamise päevaseisuga on pakkujal maksuvõlg, siis ta tuleb hankemenetlusest kõrvaldada, olenemata sellest, kas pärast ta on selle ära likvideerinud või ei ole. Siis hangetes üle rahvusvahelise piirmäära, kui ta on selle maksuvõla tasunud vahepealsel ajal ära, siis teda kõrvaldada ei tohi. Vastasel korral on tal tekkinud õigus teie kõrvaldamise otsus vaidlustada ja öelda siis, et sellises olukorras oleks pidanud direktiivi otse kohaldama ja kuna ma olen selle võlgnevuse tasunud, siis mul oli tegelikult õigus selles menetluses edasi olla.